Piibel ütleb, otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse teile peale. Tänases saates on noormees, kes on seda isiklikult kogenud. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja mul on täna väga hea meel tervitada meie külalist Henrit. Tere, Henri! Tere, Vaido! Kaugelt sa tuled siia stuudiosse? Mina tulen Läänemaalt, väiksest külast, Kaevere külast, väike Tekatalust. Ja, ole hea, Henri, räägi oma perekonnast alguseks. Ma olen abielus 8 aastat. Mul on imelised 4 last. Üks poeg, 3 tütart. Sa oled kasvanud kristlikus kodus. Sa olid väiksest peale, oled kasvanud põhimõtteliselt, võiks öelda isegi kirikus. Sa oled nagu läbi imbunud kõigest sellest kristlikust maailmavaatest. Aga ometi ühel hetkel elus viis tee sind kirikust ja Jumalast väga kaugele. Räägi palun sellest loost. Kuidas, mis toimus? Jah, tõepoolest, ma olen elanud kirikus, ma olen elanud kiriku kõrval hoones, mitte kaugel kirikust, 20 meetrit. Kõrvale minek võis olla, ma olen ise nagu ise mõelnud, et ma olen eemale läinud selle tõttu, et ma tundsin nagu sellist vähest noorte lähedust, kuna meie koguduses oli noori, minu vanuseid põhimõtteliselt ei olnud. Koguduses olid tädid, onud, vanaisa, vanaema, ema, isa, et puudus selline noorte lähedus, noortega läbikäimine. Oli võimalik need üksikud üritused, piiblipäevad, need olid nii harva ja seal nagu ei tekkinud sellist noortevahelist suhet, et üldse tutvuda kellegiga. See oli minu vaatevinklist nagu, et ma kardan, et see võis mind nagu eemale viia. Puudus nagu koguduse keskel siuke noortega suhe. Kui vanas olid, kui sa Jumalast eemaldusid? Ma olin 18 aastane. Et kuni sinna maale ma nagu tundsin, et ma olen koguduse keskel. Mu pere on kristlased, ma olen turvalises kohas. Et ei näinudki üldse sellist asja, et elu võib karmiks minna, alkohol. Kõik oli selline nagu nii teine maailm minu jaoks, et nädala sees oli kodus kõik turvaline, pühapäeval kirikus, kõik on turvaline. Aga siis üks hetk käis siukene, et see ainult ema, isa, tädid, onud, et meid on ikkagi, me peame nagu isaks saama, pere looma. Et aga ei olnud nagu kadus nagu siukene nagu väljavaade ära, et kirikus käid ainult vanad inimesed. Et see ilmselt viis mind uute sõpradeni. Sõbrad ei olnud kristlased ja sealt ilmselt algas siukene vaikne langus. Kui sa nüüd tagasi vaatad, kas sellel sinu eluetapil Jeesus oli su isiklik päästja juba või oli see pigemini teadsid teda kui vanemate päästjat ja vanemate Jumalat? Vaat sellel hetkel, kui see langus ikkagi oli, siis ma tundsin, et see oli ikkagi vanemate ja vanavanemate päästja. Et ma varasemalt olingi tundnud seda, et ka viimasel piiblipäeval, kus ma käisin Raplas, aastat ma ei mäleta, ma tundsingi, kus mind nagu kuidagi nagu suruti. Et ma pean minema ette, ma pean hakkama oma elu muutma, aga mu sees kogu aeg oli tunne, et see ei ole õige aeg, see ei ole minu otsus, vaid see on nagu lükatud tagant. Ja seda aga ma kartsin nagu edasises elus, et mind iga asi, millega mind nagu suunatakse, see on nagu välja pressimine või siuke surumine Jumala poole, mitte see, et ma nagu ise otsiksin seda. Ja tunneksin, et Jumal otsib mind, Jumal vajab mind, mina vajan Jumalat. Et see oli keeruline, jah. Kui sa nüüd tagasi vaatad sellele perioodi, sa ütlesid, et natukene nagu survestati sind, eks? Nüüd sa oled täna juba ise isa. Mida sa ütled nendele vanematele? Nad ju survestavad nii-öelda headele eesmärkidele, et poeg, kuule, leia see päästja endale, Mida sa ütled? Mida nad peaks tegema? Kas nagu pressime peale või sinu kogemus? Ütleme nii, et see tollel hetkel
kus ma olin nagu allakäigus ja eemale minemas, siis iga väikenegi sõna Jumalast või küsimus juba tekitas selle tunde minus, et juba surutakse, kuigi tegelikult see inimlikult ei olnud ju mitte midagi. Et lause, et kas sul on Jumalaga suhe korras, ei ole mingi surumine, et sa pead nüüd oma asju tegema hakkama. Aga juba sellest ainuüksi piisab, et tekitada see tunne, et miks nii? Ehk vanemad peaks olema üsna ettevaatlikud sellega, mida nad välja ütlevad, sellepärast, et saatan võimendab. Jah, omas kogemuses ma arvan, et kasvades üles kirikus tekib see efekt eriti. Kuna sa oled kogu aeg koguduse keskel, siis iga väikenegi asi, mida mainitakse, võib nagu tunduda surumisena. Kui ei oleks, ma arvan, et oleks võib-olla teistmoodi. Räägi palun seda elu, mis sa vahepeal elasid. Me ei taha sinna väga fookust panna, aga kirjelda mõne sõnaga, kuhu sa välja jõudsid oma eluga? Jõudsin ma eluga sinnamaale, et ma olin olnud abielus. Mul oli mittekristlasest kaasa. Ma käisin palju pidudel, kuna raske on rajada elu, kus sa oled nagu üles kasvanud kristlikus perekonnas, aga sul on kõrvale otsitud inimene, kes nagu elab täiesti teist rada, teises suunas. Et see nagu kiskus nagu ühele poole, teisele poole. Ja ühel päeval leidsid sa ennast Tartus ja sulle anti kere peale. Ja mis sellele loole järgnest? Juhtus selline asi, et taaskord ühel peol, olime sõpradega peol ja sai tarbitud rohkem alkoholi kui tavaliselt. Ja kuidagi see piir nagu kadus ära. Ja hakkasime nagu ööbimiskohta jalutama ja selja tagant lihtsalt rünnati. Ma olin juba põhimõtteliselt nagu unes kõndija. Mind rünnati selja tagant 3 mehe poolt. Ma ei tundnud neid, ma ei vahetanud sõna nendega. Mind rünnati, mind löödi, aga ma ei tundnud mitte midagi. Ma ei tundnud, et mul oleks valus kuskilt olnud. Järgnes see, et politsei kutsuti. Need mehed saadi kätte. Ma läksin, mul kästi haiglasse minna vigastusi tuvastama. Et mul oli 2 luumurdu siin nina peal. Ma ei tundnud, et mul seal midagi katki oleks olnud. Silm oli muidugi kinni järgmine päev. Vanematel oli seda raske öelda, helistada. Ja andsin need mehed kohtusse. Et miks tekkis kohe küsimus, et miks mind rünnati? Süüdistasid Jumalat ka selles või? Ilmselgelt, et ma tundsin kohe seda ka, et ma olen kristlikust perekonnast. Et kuhu nüüd kaitse jäi, miks Jumal karistab mind? Et siis korraga sellel hetkel olid sul mingid ootused Jumalale, kuigi sa käisid oma teed. Ja, kuigi käisin oma teed, et käisin pidudel, jõin alkoholi, aga ometi ma alati muidugi, kui ma tegin midagi, ma alati tajusin seda, et on keegi, kes mind vaatab. Ma ei jää kunagi nagu kuskile varju, et ma olen alati nähtaval. Ma uskusin, et Jumal on olemas. Aga sellel hetkel jah, ma andsin need mehed kohtusse ja nii see aeg hakkas minema. Ja siis sa põletasid veel elu natuke aega ja ühel hetkel Jumal sekkus. Räägi sellest hetkest. See on tegelikult ju meie saate see põhihetk. Mis siis juhtus? Jah, seal oligi see, et toimus elu põletamine. Ma hakkasin selle sündmuse tõttu, selline viha tekkis mu sisse. Ma tegelikult ihkasin kättemaksu nendele meestele. Ma olin valmis tegelikult, ma sisimas mõtlesin, ma olen valmis tööd tegema, raha teenima ja maksma kätte selle eest. Mitte ise, aga leidma kellegi, kes nendele meestele selle teo eest kätte maksab. Ma elasin oma töid tehes sihukest viha kogu aeg. Lõhkusin küttepuid, kogu aeg nagu mõtlesin selle peale ja ei suutnud nagu sellest lahti lasta. Ja juhtus see, et ma olin kaitseväes, möödus juba aastaid. See asi läks kohtusse. Aga mitu aastat oli sihuke paus. Ja olin kaitseväes ja järsku tuli kõne.
et teid on oodatud kohtusaali. See tuli minu kaitsjalt, prokurörilt, et see, kes mind lõi, on võrdlemisi suure kukruga mehe võsuke, et talle on võetud Tartu üks kallimaid advokaate, et me saame hakkama, et vaatame, lähme kohtusse ja vaatame, mis meil saab. Ja tuli kohtupäev, mind lasti kaitseväest ära, läksin ma värisedes sinna kohale, et mis nüüd saab. Et nägin 2 kaasosalist ka, nemad väidetavalt üks oli midagi teinud, teine lihtsalt vaatas, 3. vaatas pealt. Ja kohtusaali tuli kõne, istume seal kõik, vaatame tõtt üksteisega. Raske on otsa vaadata neile, et viha on endiselt sees. Ja tuli kõne siis minu sellele kallile vastas advokaadile, et härra, kes on põhisüüdlane, on murtud lõualuudega haiglas. Ja ta ei saabu kohtupäevale, et tal peab 6 aega kõrrega jooma. Ja siis ma reaalselt värisesin üle kere. Ma ei saanud ise mitte ühtegi sõna öelda. Ja minu kaitsja, kes ei teadnud minust mitte midagi, kust ma tulen, mis on kes on mu vanemad, kas ma olen usklik, ei ole, ta tõstab sõrme ülesse. Tõstis niimoodi sõrme ülesse ja ütles, et Jumala sõrm karistab. Ja ma ei suutnud pilku tõsta, ma lihtsalt värisesin. Kohtuistung lõppes ja ma läksin koju ära. Ja ma reaalselt tajusin seda, et ma ei saa elada selle vihaga. Et mina ei pea kohut mitte kellegi üle, vaid kohut peab ükskord Jeesus. Et nii on. Ja siis tuli päev, kus Jumal hakkas eriliselt sulle lähenema. Jah, siin möödus ikkagi veel mõni aeg. See oli 2017, kus hakkas nagu järjest, ma räägin selle loo ära. Ja. Et läksin igapäevaselt metsa, raiun metsa, saak kaasa. Ja kuidagi eriliselt tundsin seda, et enne tööpäeva algust pean põlved maha panema. Lihtsalt palvetama. Ja kuidagi see nagu hakkas järjest rohkem puudutama. Millegi pärast hakkas nutma ajama. Siis hakkasin ülistuslaule laulma, kuna ma olen neid väiksest saati ikkagi kogu aeg kuulnud. Need on nagu juba mällu süübinud. Et hakkasin nagu ülistama Jumalat ja kuidagi nagu järjest rohkem tekib selline nagu siukene nagu ma nagu olen mõelnud, et see on nagu siukene nagu patukoorem hakkab nagu langema. Et kui kõik hakkab nagu vabanema ja lahti minema, aga hästi raskelt tajun kohe sisemiselt seda, et mingi asi nagu rusub ja hoiab kinni. Tundsin nagu aheleid enda ümber, et ma ei saa sellest lahti. Et nii raske on. Ja see kestis kokku 3 päeva. Igal päeval, esimestel päevadel läksin koju, ilmselgelt pühkisin pisarad ära, et mitte keegi ometi ei näeks, et mis asja, et käib metsas pillimas, laulab üle metsa, et see võis eriti kummaline olla, aga ilmselt keegi seda ei kuulnud. Et ma muidugi laulsin varem ka, kodus ka, aga see oli siuke teistsugune. Et sa teed tööd ja töö ajal nagu siukene kogu aeg siuke nagu võitlus käib. Ja tuli neljapäev kätte ja ma teadsin, et ma elasin kõrval majas siis kirikul, et on õhtutund ja tundsin, et midagi peab muutuma ja sama selle teiselt poolt ei luba. Sul ei ole vaja seda, ära tee seda otsust, sa saad elada edasi ilma Jumalata. Või samamoodi. Sa oled saanud ennemgi. Sa oled saanud ennemgi hakkama. Just. Ja siis veel saatsin onu Erkile kirja ära. Et onu Erki, palun palveta mu eest. Minu sees on käimas mingid võitlused. Emale isale ma ei julgenud sellest rääkida. Ma olin ka tollel hetkel armunud. Ei julgenud talle mitte midagi rääkida, et midagi on muutumas. Minuga toimub midagi. Ja läks aeg veel
olin üleval toas, vaatasin aknast välja, üritus hakkab lõppema. Ja siis tundsin, et mul ei ole mitte midagi kaotada. Mul on ainult võita. Ma pean muutuma. Ma ei teadnud, et see sõnum, mida ma onu Erkile saatsin, see klikk ei läinud läbi. See klikk ei läinud läbi, aga ma usun, et need eestpalved, mis minu eest tehti, need tõukasid mind ikkagi edasi sealt. Et ma läksin kõrval majja, ma nutsin, ema-isa ei saanud aru. Ema ja vanaema olid mind seal ees ootamas. Et ma ahastuses olin, nutsin seal, et ma tahan saata muudetud. Ma olen muutunud. Ja nad hõiskasid koos minuga ja palvetsid seal. Selle eest, et ma selle otsuse tegin, et mu elu on muutunud. Ja ma tundsin seda, et ma olen selle otsuse ise teinud. Jumal on mind muutnud. Ma olen kogenud seda puudutust. Mitte see, et keegi teine lükkab. Keegi teine ei saa muuta mind. Sest mind muudeti nagu seest poolt. Ma kartsin alati, et mul sõbrad kaotan. Ma ei mõelnud tollel hetkel, kui ma metsas olin. 0. Ainult kiitus ja ülistus Jumalale oli. Palved ja see, et mis minuga saab. Mitte see, mis toimub mu ümber. Ja et ma midagi kaotan. Vaid pigem oli see, et midagi peab muutuma. Ja midagi muutus. Ja midagi muutus. See mees, kes käis oma teed, see mees, kes käis juba läbi lahutuse, see mees seisab täna siin. Õnnelik, abielust, mitme lapse isa. Jumal on muutnud su elu täielikult. Tänu talle selle eest. Ja nii nagu sa mainisid, oled sa väga tänulik nende eestpalvete eest ja nendel eestpalvetel on roll. Nende juurde me veel selles saates ka tuleme. Aga ma tahan küsida su käest, sa mainisid, et sa oled metsamees ja sa tegeled ka kalandusega, ma tean. Kas Jumal on kuidagi igapäevaelus ka sinu tööde ja tegemistega kaasas? Kas sa koged teda kuidagi abi tema käest? Jaa, mere peal olles me vajame seda kuidagi eriliselt. Kui sa oled kodus, kontoris, laua ääres, ma ei oskaks seda niimoodi nagu kuidagi tajuda. Sest ma ei ole kontori inimene, ma olen nagu selline füüsilise töö tegija. Mere peal on ilm muutub iga hetk. Et sa võid jääda tormi kätte, tänapäeval on nüüd juba moodsad tehnika, aga ikkagi see ei aita. Et on olnud olukordi, kus me lähme sadamast välja, on torm. Aga me teame, et kala ootab meid, meil on juba kala olemas seal. Me vajame seda, et ära tuua. Ja poole mere pealt on vaikus. Et see koht, kus on meil püünised, seal on täielik vaikus. See tundub nii suure ehmatusena, et sa palvetad kodus, et issand lase sellel tööpäeval korda minna, tule meiega kaasa. Aga lihtsalt see efekt, et sa oled sadamas, torm möllab, laine möllab, sa sõidad paadiga välja, nii raske on. Ja siis poole mere pealt on nagu noaga lõigatud. Tuul on vaikne, lähed püüniste juurde. Siis on olnud ka olukordi, kus vanemad ootavad, ema ootab, isa ootab sadamas, et kulge, et kuidas mere peal on, et siin on meeletu udu. Meeletu udu ja tuul on tõusnud, et kuidas sa koju saad. Ja ometigi, kui meie oleme seal oma vahendite juures, on täielik vaikus, päike paistab, millest te räägite. Et Jumal on kandnud meid ikkagi läbi nende olukordade. Ja on olukord, oli nüüd eelmine aasta, kus tekkis räimepüügile mineku vajadus. Aga isal oli konverents ja kuna räimepüük käib 2 paadiga, siis ma vajan alati isa teise paadiga enda kõrvale. Ja juhtus see, et kuna ta oli konverentsil, me ei saanud minna. Mina olin teinud eelluure, kala oli olemas. Õhtul, kui isa konverentsilt tagasi jõudis, läksime merele, mehed olid kõik kaasas ja kala enam ei olnud. Ja meie kõik need vahvad tuttavad mittekristlasest mehekesed, kes meid sadamas ootavad, on kohe hea näpuga näidata, et kus ta Jumal nüüd on, et miks te siis sellist asja teete, et endal tekkis pettumusse ikka kerge, et mis nüüd toimub, et mis nüüd juhtus. Et Jumal, ma ju nagu usaldasin sind oma arvusteks. Aga ütleme nii, et Jumal kasvatab meid. Et me ei saa alati siis, kui meie tahame kõiki asju.
tal on oma ajad. tal on oma ajad, tal on oma graafik, mitte meie ei ela enda graafiku järgi. Ja juhtus see, et oli pühapäev kätte, isa oli jälle konverentsil, Mattis Metsala oli Ridala kirikus. Ma läksin, rääkisin talle sellest, koguduse ees rääkisin, et isa läks sinna ja me kaotasime saagi. Siis Mattis ütles, et tuleb oma aeg, et see ei jää nagu tasuta. Et isa teenib Jumala riiki, et sellele kaasneb ka tasu omal ajal. Ja juhtus see, et ma tundsin seal pingil istudes, et ma pean minema merele, ma nägin nagu sellist pilti enda ees, et ma lähen merele, istun paadis ja ma katsun käega vett. See tundus nii imelik, et no mis mõttes nagu, et nagu filmis oled. Ja ma läksin seda, tegin nagu kuidagi nagu, aga miks ma ei või proovida? Ma katsun selle ära, et proovin, äkki midagi ikkagi on. Ja läksin merele ja mul võttis keha värisema, kui ma jõudsin sinna püüniseni. Et see palve ja puudutus ja kõik see tunnistus, see kõik oli nagu muutus elavaks. Ma tõstsin käed üles, ma kiitsin Jumalat selle olukorra eest, et kui suur ta on. Ja see püünis oli niimoodi kala täis, et ääred kiskusid alla, kuna korki oli nii vähe ja kala liiga palju. Ja ma helistan isale ja isa ütleb meestele ka, et kala on nii palju, et me peame ruttu minema. Mehed ütlevad, et see mees sööb mütsi ära, kui seal kala ei ole. Ütlesid konkreetselt mulle niimoodi. Mõtlesid, no annaks nüüd Jumal, et need asjad ei käriseks seal. Yeah. Et nagu piiblis, et need võrgud kärisesid, et kui nüüd käriseb ja tühjaks jookseb, no siis ma olen ikka hädas. Ja nii kaua, kui isa jõudis nende meestega sinna, nii kaua ma siis tänasin Jumalat, helistasin emale neile, et meid on õnnistatud taas. Jumal ei ole meilt midagi ära võtnud, vaid see on tegelikult meile õpetuseks. See on minule õpetuseks, et teeni esmalt Jumala riiki. Ja siis Jumal annab meile. Ja te saite vist tol hetkel 25 tonni kala, või? Jah, me saime tollel kuupäeval, me öösel lõpetasime, äkki mingi 2-3 ajal. See toimus pühapäeva vastu esmaspäeva öösel. Me saime 25 tonni ja see oli enam-vähem terve eelmise kuu saak. Ja millega tegelikult algas, siis hakkas õnnistus tegelikult voolama. Me saime tollel aastal rekordsaagi. See kestis kuni hooaja lõpuni, me saime jätkuvalt saime kala. Kui täna piibliraamatusse saaks ühe raamatu veel juurde panna, siis see sobiks väga hästi sinna täpselt. See on täpselt, millest piibel räägib. Ja ma saan aru, et sinu kogemus ütleb, et otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud antakse teile peale. Aitäh sulle nende lugude eest. Aga sa mainisid oma lugu rääkides eestpalvetest ja oma vanemate ja vanavanemate eestpalvetest. Ja meil on täna eriline võimalus tervitada saates sinu isa. Ole hea, Eedi, tule meie juurde. Sul on võimalus... Tere tulemast. Sul on võimalus tänada oma isa, tänada oma ema, tänada oma vanavanemaid eestpalvete eest. Jah, ma teeksin lühida palve oma isa eest, et kallis taevane isa, ma tänan sind oma isa eest, nende palvete eest, mis on kandnud mind läbi nende olukordade. Minu esivanemate palvete eest, minu vanaema ja vanavanaisa palvete eest. Et ma olen saanud selle muutuse olla Jeesuse järgija. Et kõik võis puhtalt lehelt alustada. Tänu sulle, issand. Tänu sulle minu kalli isa ja vanemate eest, minu kodu eest ja nende õpetuse eest. Amen. Küsiks su käest, mida tundis isa süda, kui poeg käis maailma teid? No see aeg, kui ta käis, vaata, mul oli nagu selline kindel veendumus ja ka et Jumal ei jäta.
et mul ta oli hetki, kus mu südamerahu võib-olla hakkas nagu natukene ärevamaks minna, aga see teadmine, et Jumal ei jäta. Et see oli nagu kogu aeg minus nagu olemas, et ema süda valutas nagu tugevamalt, et oli rohkem häires, aga ma ei tea, mul oli siuke kindel veendumus, et Jumal ei jäta oma osa tegemata, see lihtsalt ei saa nii olla, et Jumal on ustav. Kui sa tagasi vaatad, kas sa teeksid midagi täna teisiti selles olukorrast? Ega ma ei oskaks, sellepärast, et ma olen nagu püüdnud laste kõrval olemas olla. Ma ei ole nagu väga, ma vähemalt loodan, et ma ei ole väga karmilt nõudnud kõik asju, aga eks pojad jääb paremini. Et kui on midagi vaja olnud, ma olen nagu pigem püüdnud olemas olla, mitte nagu survestada või sellised. Tema valikud on tema valikud, et ma lihtsalt olen nagu, aga muidugi need rasked hetked, sa sisuliselt lähed ise sellest läbi. Et need ei ole nagu lihtsad. Et kui on ikka valus, siis on mõlemal valus. Henri, mida sa oma isalt õppinud oled? Kas on midagi, mida sa saad välja tuua, mida sa oled kindlasti oma isalt ellu kaasa võtnud? Minu isa on mulle põhimõtteliselt kõike õpetanud. See kalapüügi tohutu huvi ja sõltuvus, see on tegelikult mu isa käest. Ma nimetaks seda sõltuvuseks, et see on sõltuvus. Et raske on magada, kui on merele minek. Ärkad varem, äratuskella pole vaja. Ja no üleüldiselt kõik tööd, tegemised, rahulikku meelt on tarvis õppida ta käest veel. Ja kindlasti on veel palju asju, mida ma pean ta käest õppima, aga ta on mulle väga palju õpetanud. Ehitust on õpetanud. No eks me kannatlikust õpime kogu elu. Seda on nagu see on minu elukogemus, aga ei, ta on hästi arenenud. Jumala abiga. See on fantastiline teid koos vaadata, kuidas te merel möllate. Ma olen ka vahel teie kalasaagist osa saanud. Tõesti, Jumal on õnnistanud ja sellel on hingamine. Seal on Jumala õnnistus lihtsalt. Seda ei oska kuidagi muud moodi sõnadesse kokku panna. Aitäh sõbrad teile selle jagamise eest, et te olete oma elusid jaganud ja seda võitlust ja seda võitu koos meiega tuld siia jagama ja me saade hakkab siinkohal lõppema. Hea televaataja, tänane saade Henri lugu on lugu sellest, kuidas eestpalved kannavad ja hea televaataja, kui sinu lapsed või lapselapsed täna käivad veel maailma teid ja tundub, et sa palvetad, aga kõik läheb hoopis vastupidi, siis tänane lugu olgu sulle julgustuseks. Palved kannavad, Jumal kuuleb, kui me paneme Jumala oma elus esimesele kohale, siis tema hoolitseb teiste asjade eest. Ole väga hoitud, kaitstud ja kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.